Tervist, selles videos näitan, mis siis õhtusaates päriselt juhtus. Mul on ka pressikonverents algava suusahooaja jaoks siis. Ja üks asi on veel. See üks asi oli siis see, et ma sain võimaluse Liis Lemsaluga filmida. Siis jah, võtan teid kaasa ja vaatame, mis saama hakkab. Tuleb päris huvitav juba. Nii et vaatame, mis siis pressikonverentsil toimuma hakkab. Ma tegin nii ilusa soengu, aga ma panen mütsi pähe, aga noh, vähemalt põhisponsor on olemas. Tere! Vabatahtlikud seltsilised või ma ei teagi, kuhu minna tuleb. Kuidas ma seda mütsi kannan nüüd? Nii. No see on nii tavaline. Samas see oleks suht pull. Siis nagu, vaata, kummal poolt pildistatakse ja sinna poole keeran mütsi. Selja tagant vaatas, ma saan kogu aeg muuta. Niimoodi kogu aeg liigub, kus pool kaamera on. Kes see veel on? Teda pole kohal veel. Kuidas? Ei ole. Mikri tšekk või? Kus läheb? Ei ole viga. Kui vana sa olid 13-aastaselt? Ta ei taha rääkida muga. Hea küll siis. Väldin. Pressikonverents siis tehtud. Intekad antud. Endal on ka siuke raske. Peale seda septembri haigust, millest ma ka muidugi ei ole väga rääkinud. On nagu raske enesekindel olla. Et selles mõttes mulle kindlasti meeldiks, kui see pressikonverents oleks 6 aja pärast, et siis ma teeks rohkem vastuseid ja mis tunne on. Sain vähemalt eelmine nädal teha siis testi, mida me teeme siis testi 5 × 5 minutit rullilindi peal, ehk siis see on alati sama ja siis ma saan võrrelda, kuidas seis on. Ja sealt sain nagu pigem isegi siuke 2 vahel, et ta nagu ei olnud kindlasti nagu ainult positiivne, aga pigem läks paremini, kui ma kartsin. Eks siis jah, nagu veidi on minus ikkagi enesekindlus ka, et kui nüüd saada trenni teha, siis ma saan ikkagi hooajal head minekut näidata ja saan ikka vormi, et see september oli 3 nädalat, kus ma trenni ei saanud teha ja et no lihtsalt tuleb ära elimineerida selle, et see ei jätaks suurt jälga. Okei, nüüd me saame süüa, ütleme vaatame, mis süüa saab. Ja siis ongi, ma pean tossud jalga panema minema jooksma hakkama, et mul siin selles mõttes väga kaua aega ei ole, et ajaga on tihe. No nii, mis minuga õhtu siis saab enne seda, kui ma jooksma lähen? Pole õrnemgi, mis asi see on, aga tundub okei. Ja siis täitsa lõppu juba võtsin ühe ampsu, aga kala. Ja ei, matse oli. Ja magustoit, mis ma ampsu pole võtnud, aga tundub juba hea. No nii, ja nüüd alustan siis jooksuga. Õhtusaakte challenge on siis see, et ma Jüri Putsakova üles leiaks. Nii et vaatame, kas ma teen selle ära. Kes vaadanud ei ole, siis vaadake õhtusaadet. Sealt saate näete täpsemalt juba. Aga noh, jah, põhimõtteliselt väljakutse on see, et pean Jüri Putsakova üles leidma. Ja siis lähen räägin veits nendest väljakutsetest ja vlogidest ja suusatamisest siis õhtusaates. Et jah, saab huvitav olema. Ma isegi veidi on närvi sees, et noh, nagu suusatada ma võin, olümpial ma võin käia, aga sihukeste asjadega tuleb närv sisse, mida pole varem teinud. Et võistanud ma olen palju, et siis sellega nii väga närv sisse ei tule, aga okei, hakkame otsima. Kes õhtusaadet vaatasid, need nägid, et ma ei alustanud tegelikult selle hotelli juurest, vaid ühest teisest kohast ja siin on see põhjus. Mul on vaja vetsu ja siis ma alustan uuesti. Ma ei suuda mõelda, kui mul on vetsu õda. Aga no otseselt mul vahet ei ole, kust ma alustan selle challenge'iga. Ja kuna lõpuks video, mis eetrisse läks, oli lühike, siis pidin palju asju välja lõikama. Siin on need, mis ma välja lõikasin siis. Mul on tunne, et politsei ka otsib teda. Siis uurisin ka ChatGPT-lt, kus Jüri olla võiks. Suuri ajal saan küsida, kus on Jüri Putsakov ta olla võiks. Okei. Kanal 2 töötab. Seda ütleb mulle chat. Siis video lõpus Jüri küsis mul seda. Mis on nii aeglane tempo oli? Alguses ma ütlesin talle, et täna rahulikud, aga alles hiljem ma sain aru, et see oli sellepärast, et enamus ajast ma lihtsalt olin punase tule taga ja ootasin, sest ma ei saanud joosta. Siis nägin Katrin Lusti, aga ei hakanud talt küsima, kus Jüri on. Siis mõtlesin, et Robert Rool tuli vastu, aga see vist polnud ikkagi tema. Ja siis saingi ta kätte ja sain minna sinna ruumi, kus mul oli vaja see video kohe valmis teha ja hakkasingi tööle. Kuskil tunnika läks aega, et see kõik kokku panna ja siis juhtus üks asi, millest ma kahjuks ei saa rääkida, aga see oli päris naljakas. Võib-olla kunagi enda raamatus näiteks räägin. Nii intensiivne
töötleme tehtud, siis see on selle tausta peal. Selle sain tehtud ja nüüd sain kerge meigi, pole aru saada, no samas mul nagu muidu ka oli ilus, mida ma olen. Ja ma sain aru, et suht kohe on lindistama ka juba. Ma arvasin, et on aega selleni, aga noh, siis saabki tehtud ja saangi päriselt trenni minna, midagi sükest. Klaasid, söögid, süüa ma ei julge. Pärast rikun enda meigi ära. Sain meigi ka, ütlesin. Ei, ma ütlesin küll. Ja sain mikrofoni ja olen valmis. Nagu ma välja arvasin, et ma lähen tegelikult autole tagasi. Ja siis ma sain video valmis, siis oli ja kohe varsti lähme. Ja nüüd ma ootan siin. Ja siis mul on sama reetega, mis ma jooksin. Aga see on okei. Siis ongi sponsorid ka peale. Sest see on okei. Loen, kui ka sassis ei ole. See on okei. Olümpiaks valmistuv murdmaasuusataja Martin Himma räägib, et tema jookseb nii kaua, kui leiab midagi. Talle on siis esitatud väljakutseid. Kellel huvi või tahab paremini aru saada, millest räägin, siis jätan selle video alla lingi, kus saate tervet osa vaadata, kus mina olin. Aga minu lemmikud kohad ja räägin veits, mis mu mõtted olid selle lindistamise ajal. Esiteks mul oli ülikahju sellest, et kui seda videot näidati, mis ma siis filmisin, kuni ma jooksen Jürini, siis seal ei olnud Piret ja Jüri reaktsiooni näha, sest kui oli see osa. Vabandust, ega te Jüri Putsaka peale? Okei, aitäh! Siis Jüri reaktsioon oli täiega lahe ja mul on kahju, et nagu teised on näinud seda, sest millest oleks ka lahe olnud, kuidas ta nagu reageeris sellele. Et jah, aga jah, mulle meeldis see reaktsioon igatahes. Üks koht, mis mulle nagu lõpuks ikkagi meeldis, kuigi ma ei tea isegi, miks ma seda ütlesin, aga see on tõsi, on see. Ja kõige pikem, mis ma olen teinud siis ainult joostes, on Põlva ja see oli kuskil 50 kilomeetrit. Jooksid 50 kilomeetrit? Jah. Järjest? Jah, ja siis õhtul läksin veel trenni. No mis nii elul viga? Ma tean, ma ei valetanud, aga siuke hea flex lihtsalt. Ja siis lõpus nad esitasid mulle väljakutse, milleni järgmine jooksma pean. Seda, aga võtan ette. Võtad ette? Lamborghini. Ma arvan, et peaks olema tehtav. Äge. Väga hea. Jookse nii kaua, kui leiad ja me jääme sinu kanaleid jälgima ja vaatame, kaua sul aega läheb. See on ka mul tehtud ja Instagramis, TikTokis üleval. Igatahes, aitäh sulle täna tulemast. Palju edu. Tehtud. Nüüd ma küll söön. Teised vennad tulevad lindistamast tagasi, mõtlevad, et kus kõik võikud kadud on. Aga ma olen ka kadunud ja nad ei saagi teada. Ülihästi läks. Noh, muidugi paar asja olid see, mis ma mõtlesin, et võiks rääkida. Aga polnudki nagu lõpuks oluline. Ja jah, ses suhtes nagu ma arvan, et see ülihästi läks sujuvalt. Väga ei kookutanud. Mingi lause lõpp võib-olla kadus ära. Kohe leidsin uue. Et jah, ma olen nagu, ma arvan, pärast lõpus sai. Nii et võite teada anda, kas sai. Minust väga lahe. Ja Jüri ja Piret on nagu ise ka väga lõbusad, nii et ülilahe oli. Väga lahe. See on moment, mis ma jätan meelde. See tänane päev jääb üldse mulle meelde. See siin samas ruumis, see oli halb, aga samas naljakas, kunagi jälle hea rääkida. Ma ei tea, kas ma isegi tohin seda rääkida. Igatahes. Juba on pimedaks läinud, sest meil on tund aega tehtud jooksu. Jah, enne jäi väheks, liiga kiirelt leidsin Jüri üles, nii et tulime Kareliga siia Järve metsa jooksma. Päris mõnus oli, algus küll vihma sadas, aga nüüd on juba päris okei ja sai tänase siia normaalse trenni ka kokku. Ehk siis jah, nüüd saab süüa ja puhkama minna ja saab varsti vaadata, kuidas päriselt see õhtu asi välja tuli. Sest ma juba praegu enne rääkisin Karelile, et ootad, mingi küsimus oli, aga ma ei mäleta, mis ma vastasin. See on nagu huvitav, aga vaatame siis. No nii, järgmine päev ja otse trennist jälle. Põhimõtteliselt jah, eile õhtul tulin siis Airbnb-sse. Ma ei tea, pärast võin tuuri teha. Vaatasin siin siis õhtusaadet. Hommikul käisin pereproovi või analüüse andmas. Ehk siis jah, sealt saab väga huvitavaid vastuseid varsti. Aga praegu ma väga täpselt sellest ei oska rääkidagi. Igatahes jah, seal peaks hästi palju teste võeti ja siis saab hästi palju vastuseid ja siis professionaalid analüüsivad seda ja räägivad mulle ka, et kas ma saan midagi muuta näiteks toitumises või mis iganes. Siis ma tulin tagasi Airbnb-sse, tegin full keha workouti veits üle tunni ja tund aega jooksu versus see, mis ma praegu tegin, kõvasti raskem. Aga päris mõnus oli ja nüüd ongi tegelikult. Ma ei tea, miks ma enne hoidsin nagu saladust seda, aga põhimõtteliselt täna mul on filmimine Liis Lemsaluga. Väga hull. Kuna mul ideed, mis ma mõtlesin temaga teha, väga nagu siuke, mõtlesin, ma täiesti tavalise enda ideid ei saa teha, siis üritasin siukse nagu hübriide.
ja ideed on nagu toas, ehk siis ma pean siin veits ümber vaatama. Siin on diivan, valgus, siis peab vaatama, nagu tegelikult siin kõige parem valgus ei ole, et ma piltidelt vaatasin, et äkki on parem valgus, aga samas niimoodi on nagu suht okei isegi ilma lisata, aga siis ma pean diivani teistpidi keerama. Nii et kui ma ei tea, see Airbnb omanik seda näeb, siis on päris pahasti. Aga selleks ongi mul nüüd tund aega. Valmistan natuke videos ette ja siis vaatame. Liis jõuab kohale ja äkki tulevad asjad välja. Senimaani on küll siin Tallinna sees sujunud päris ilusti, et tüi. Loodan, et see Liisi ka ja siis ongi. Kõik see Airbnb sobis üli hästi, sest homme ma lendan siis Ramsausse laagrisse, ehk siis see on kõik nagu sobis üli hästi klappis. Jah, nii et ma praegu, ma ei räägi rohkem midagi, ma praegu ma ei ütle rohkem midagi. Käin pesusõrja. No nii, rohkem inimese moodi, aga ma vist ei öelda, et Liis Lemsaluga videod lähevad siis Optivetile. Kerge tuur ka, köök, siis koridor, elutuba, mida ma hakkan kohe ümber tõstma. Siin on mingi söögilaud ja siis siin saab magada, siuke magavustuba. Täitsa on mõnus koht. Nii, aga see on vastu valgust ja siin on diivan. Ehk siis mul oleks vaja, et kui ma saan kaamera siia panna, siis ma saan diivanil istuda ja filmida ja see on taust. Ehk siis 12 minti läks aega ja ma vaikselt hakkasin uuesti higistama juba. Aga ma sain hakkama. Nii, valgust tuleb siit. Selle asja panen siia alla tagasi. Ja õige pool valgus saab filmida. Aga jah, see on filmimise telgitagune, eriti kui sul ei ole valgustust, mida mul ei ole. Ehk siis mul on vaja naturaalset valgust, aga naturaalne valgus ongi alati kõige parem. Ma tegelikult ei vloginud midagi, aga Prode mikrofoni jaoks pidin vlogi kaamera ka tööle panema. Ehk siis mul on paar telgitagust ka ikkagi. Kes sa istud natukene? Niimoodi, Ei nagu, ma juba tunnen, kus ma olen aegu kiilunud. Ei, see läheb raskemaks veel. Ei, see läheb raskemaks. Tavai, nii. Kas nõl, ma ütleks, et on tehtud? Jah, okei. Ja filmitud ülilaheli. Prode, mis sa arvad, kas oli? Paime diivani tagasi paika, nüüd on õiget pidi jälle. Aga see Airbnb omanik, ma arvan, et ta saab aru, et Liis Lemsalu jaoks võib seda diivanit liigutada. Kus sul oli? Siuke suht hambul nagu. Lahe kuulsustega ikka näost näkku vaadata neile. Sa vaatad kogu aeg mind. Okei. Ei, nagu Liis oli ülitore. Siis oli nagu lihtne teha ka ja seletasime ideed ära ja oli nõus tegema ja ma arvan, et said päris lõbusad videod. Et ma arvan, et ma ei tea, millal need välja tulevad veel täpselt, aga eks näis. Ja vlog, kunagi tuleb vlog ka isegi Liisiga. Ma rohkem ei ütle, kui mul rohkem aega on ja hooaeg läbi on. Nüüd vaatame, mis edasi saab. Saab see, et see video saab läbi, nii et pange videole like, subscribe ja nägemist. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe. Olen ma puhas, ei pauguta komme, pilske vana, ma liigutan norme. Suusatan täna ja suusatan homme, tip-top vana Chanel'i kombe.